Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist. Umbes 10 minutit tagasi lõppes ajaloo esimene Kanaari saarte MM-ralli. Lõppes nii, et Rovanpera võitis kõik, mis võita andis, välja arvatud 1 pikem ratse ja 2 linnaratset. Teine Ogier, 3. Evans, 4. Katsuta ehk Toyotate nelikvõit edasi Fourmaux, Tänak, Neuville ja siis juba ralli 2, sest et M-spordil oli veel kehvem ralli, kui oli seda meil Hyundai'l. Aga et see ralli kokku võtta, siis teeme seda rahes osas. Saate teine osa ehk peamine osa on see, et Roland Paumiga paneme siis kõikidele sõitjatele ja rallile ja kõigele muule hindeid, nagu mulle meeldib panna. Aga enne seda, loomulikult, Kaspar Ruus otse Kanaaridel. Kaspar Ruus, vaata, ma saan aru, et sa siis eile vaatasid, et Tänakul ei lähe ja et Virvesel ei lähe ja ega Jürgensonil ei läinud, et siis mõtlesid, et lähed, vaatad teise saare peal, kuidas Henri Drell korvpalli mängib korraks. Aga võta näpust, et tema tal ka ei läinud kohe, kui sina saali läksid ja ei saanud üldse rääkidagi. Et kas sul on tunne, et sa nagu tood eestlastele ebõnne? Kui ma päris aus olen, siis on küll. Ma olen käinud, äkki ma olen käinud, ma ütlen, 6 välisrallil nüüd. Ja ma ei ole näinud veel nagu... ma ei ole vist äkki Tänaku poodiumitki näinud. No... Mul on tunne, et äkki ma pean ise hakkama peeglisse vaatama. Sa oled nagu vahepeal oli Jaan Martinson, et kui Jaan oli kohal, siis oli kohe jama ja kui Peep Pahv oli kohal, siis olid šampad lahti ja võidud. Võta see ralli nüüd kokku. Sa kogu aeg räägid, et ma Jaan Martinsonist on, et võib-olla äkki on mingi tõepõhi all isegi. Tõsi, tule võta see ralli, siis sa olid seal koha peal, sa nägid seda olustikku. Räägi just seda poolt, mida me ei näinud. Kuidas see melu seal oli, kuidas kogu see ralli ülesehitus oli. Räägi, mis mulje see üleüldse teiste MM-etappidega võrreldes jättis. Korralduselt see rallipargi melu, see on nagu tipp-topp. Fännidel tegemist on, süüa juua on, ilm on ilus. Aga alles peamiselt, iga päev siin ikka suhtled kohalike välismaa kolleegidega, siis ma ei tea, kuidagi kõik on nagu väsinud kergelt või nagu kuidagi, et kõik oli nagu paigas, mingit suurt asja ei ole juhtunud, okei, nüüd see lõpus olid M-spordimehed käkerdasid ja Neuville'il läks rehv, aga kuidagi ma ei tea, kuidagi nagu midagi on ikka puudu jäänud. Mingi asi on kuidagi puudu jäänud. Kalle on, ma ei tea, sõida mingi omaette planeedil ja siis tuleb ülend Toyotad, siis on jälle Hyundai, et kuidagi mingi särts on nagu puudu, mis ma rääkisin eile ühe belglasega, kes ütles, et see oli, või üleeile, vahet ei ole, et see oli enam-vähem kõige halvem koht, kuhu rallit panna just sellega, et midagi toimunud ei ole. Kuidas sa võtaks siis selle Hyundai ralli kokku, et eks need mehed seal lõpufinišis ka natuke rääkisid, et seal, ma see Tänaku lause mulle meeldis, et raske on sõnu leida, sest me meeskondlikult pole iial nii halvas seisus olnud, mis on õige, sulgudes. Ja siis me ei teinud kodutööd korralikult ära ja polnud valmis, samal ajal pani Toyota Läti väga kõrgele. Ehk eks see, meelde jääb see ralli mitte, ma arvan, Toyota nelikvõiduga ega Rovanpera valitsemisega, vaid see ikkagi jääb meelde, kui selline üks kõva Hyundai soperdamine ja väike oht või hirm on kuskil kutlas ikka, et kas Portugalis on need asjad korras või mis siis saab? Seda, mis Portugalist hakkab, seda me ju ei tea, kuigi jumal eest loodaks, et siin ei hakka Toyota 1-4 iga ralli tulema, aga ma arvan, see krahh on ikka suht õige sõna, jah, et väga ei meenu rallit, kus nagu tervikuna kogu tiim alt läks. Et siukest asja nagu lähiaastatel minult ei meenu, vähemalt praegu mitte, olles siin praegu jooksnud meediatsooni. et jah. Mis olemisele need Hyundai bossid, kas seal Apite Puuli pole üldse kohal või? Ei, teda ei ole, jah. Ta teeb juba vettkasju või mis ta teeb üldse, miks teda ei ole? Jaa, ma sain aru, et tema mingit pidi keskendub rohkem sellele, et ühesõnaga sellest aastast
nagu jagavad veidi nagu Toyotaski, et kus on tema kohal, on tema see kõneisik, kus ei ole, on siis FX Demais on kõneisik ja siin on siis FX kohal, et eks ta on siuke väliselt on olnud nagu rahulik ja vaikne, aga mis sees toimub, ei tea, et jah, ja ütleme mingid pidu ei ole, Aga see, et oled sa aru saanud, et kui tiimi pealik ei ole, Toyotale vähemalt see ära tegelikult jadatud, et kui Latvelat ei ole, siis eks ole, on Juha Tankunen eelmisel rallil ikkagi pani asjad paika. Et kui nüüd on see kõneisik on ainult tehniline direktor, et kas seal üldse mingit sellist meeskonna kõvemat masterplaani ka tehti, mingil määral, mina vana respondis kohe alates esimesest rallist neid tiimikästlusi, et mingil määral ikkagi Formo võttis Tänatul punktid ära, Tänat võiks olla paar kohta kõrgemal MM-sarjas, ütleme ühe koha, eks ole, et sealt Formodest mitte milleri peale ei sõida, võttis ütleme Tänatult 2 punkti ära, ma julgeks öelda, mis arvestades, kui tihti see 2.–5. koht on, siis see on ka midagi, et kes seal üldse neid kästlusi hetkel jadab või mis oled sa üldse aru saanud? Ei ole, see on väga hea küsimus. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Muidugi seal oli vaata see, et Tänak oli ju tempos ka nii palju vist Formoost ka maas. Ma ei mäleta palju neil vahest. Okei, tõsi, seal ei olnud seda vangerdamismuret ju. Ma just mõtlen pühapäevased punktid, et siin... Pühapäevased punktid, aga seal ta ei ka okei, tõsi, ta ei olnud palju maha enam, aga... Seal oli mingi 2 sekundit lõpuks vist, eks ole, et ei oleks saanud seda switchi oleks saanud teha siin päeva peale küll. Aga tõesti, see punktiteema päeva lõikes on vaata... Ma korra segan vahele. See punktiteema on päris... Ma ei olnud niimoodi vaadanud, kui sul 2 punkti oleks saanud juurde, siis ju 57 ta oleks tõusnud 5. kohalt jagama Neville'iga punkte või? Neville oleks ka juurde saanud siis ühe või? Sellisel puhul? Ma ei tea. Ühesõnaga tegelikult täitsa nagu mingi, ma arvan, strateegia koht, mida oleks võinud mõelda küll. Teoorias küll. Teistpidi Portugalis parem stardipositsioon. Just. Mis sul siis siin õhtul veel on, et nüüd on vist see meediatsoon on siin ootamas, et Tänat ja Eesti poisid on meelden see masterplaan, keda sealt püüda eelkõige. Jaa, Tänak Linnamäega tahaks rääkida, tema ju tuli ralli 2 ainsane nii-öelda puhtalt läbi, lõpuks oli ju ka esikümnes isegi 9. ralli 2, et nendega, nagu siin ikka jooksvalt kõik käivad läbi, vaatab kellega saab, kellega jõuab rääkida Hyundaist veel, Toyotast, ma julgen öelda, et ma M-spordi mehi ei jahi täna, et see neid surematud nuppe täna ei tule. No kahju, see ja nii ta läheb. No peamine küsimus teeme siis enne, et me saaksin ka päris juttu ajada, et kohaliku möku leidsid, kas sul või palju üldse jõudsid sealt seda ilusaid Kanaari saared, selline turismipiirkond, selline lotnamatut võimalus, ei ole kuskil mädede vahel suvalises Urkakülas, vaid on ikkagi selline suur peopealinn või peosaar ikkagi, et kas sa jõudsid kõike seda ka nautida või pigem oli seekord töö ja töö? Töö ja töö oli. Et mul ainus vabam õhtun on neljapäev, aga kuna mul oli jalg veits sodi tolleks ajaks, siis ma panin jala diivanile ja kirjutasin lugusid nii ette. Aga ma lahkun teisipäeval. Ja Soome kolleeg lahkub kolmapäeval. Kuidas sa nüüd selle siis välja rääkisid? Kusjuures see oli Jaan. Jaan ise pani siukse lennugraafiku, sest et... Jaan teadis, mis Jaan. Jaan, ulme ees. Kanaaride ralli, võta mulle siis kokku, mis sa muudaks, kas asi oli rallis või asi lihtsalt autodes, et kas seal, kui sa nüüd tagantjärgi vaatad, kas oli midagi, mis vajaks muutmist ka, et mõnes mõttes need teed, pühapäevased teed olid ägedad, eile võib-olla olid üheülbalised, et võib-olla sellest mingit särtsu jäi väheks. Natuke särtsu väheks, aga ma kardan, et kõige rohkem asi ikkagi selles Hyundai's endas, et kui sul ütleme, võib-olla intsident ei ole, aga oleks, ma ei tea, 4 venda 10 sekundises, siis on ju juba põnev. Et okei, samas eile pärastlõunal hakkasid mehed ka otsima välja sõite varasemaid, et kurat, seda raske öelda. Ma saan aru, et sõitjatele teed väga meeldivad, neid on mõnus sõita. Aga kuna vihma ei tulnud ja Hyundai oli nii maas, siis nagu midagi ei puudu ikka. Et
mida siin kõige rohkem muuta, seda ma ei teagi öelda praegu. Tule okei, aga siis ma ei hoia sind rohkem kinni, et siis te kiiresti töö ära ja naudi oma tahte vaba päeva. Mis seal ikka, et kaval mees. Ma räägin, mina ei pannud lennuga kirja. Ma ütlesin kaval mees Jaanile siis, et vedas sul. Ei. Tule okei, davai, et räägime siis, kui Eestist tarasi oled ja mine siis tee tööd ja tee kuulsad unustamatud videointervjuud ja analüüsid siis ära, et oldu nii. Jaa, adio. Adio, tule, tšau. Nii, Roland Poom, nüüd me oleme siin kahekesi. Tõsi ta on. Ma pean ütlema, et su saate intro, mida ma jõudnud enne öelda, oli ikka erakordse energiaga. Ma olen viimasel piiril. Saad aru, siit tuleb tõenäoliselt aidnud kehvem saade, sest ma jõudsin siit, vaata, mis kell see eile, see ratse lõppes, suht hilja öösel koju, kohe hommikul üles siia, madamata väsinud ja siis on näha ta sinu näost, et eile ei läinud ikkagi kell 11 madama. 11 ei läinud, aga ma mõtlen, et olemine on päris hea. Aga ütleme, jaurata seal joodikutega vara hommikuni on ikkagi väsitav, et jah, ütleme, et sama väsitav ja kuiv nagu selgaküpsis või? Kurat, mulle see väljend jäi meeldima. Jaa, see jäi meelde. Teeme siis nii, et hakkame punkti jagame meestele punktide alustuseks. Ma teen sulle sama küsimuse. Aga ma ei tee seda, mis siin rallil juhtus, selles mõttes see ralli ise. Tanaaride ralli 2025, see on üks, see on allapoole, see ajas kõik latid ma ei mäleta nii igavat rallit, olgem ausad. Nõus. Aga tervikuna, Tanaaride ralli kui selline, et tuleviku vaates, siin olid, kas siin oled sõitnud, tahad sõita seal Unibet Arenal paar ringi teha rahva ees ja kas tahadsid kardirajal ralliautode sõita, et kuidas sul üleüldse meeldis, kuidas need teed meeldisid, kuidas need väikesed linnadatsed meeldisid, kuidas see tervikuna, mis mulje jäi, et anname siis hinded nii, et 5 väga hea, 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, et võib, jah. Ma pean ütlema, et Kanaaride ralli katsed on ikka erakordselt ägedad katsed sõitjale, pealtvaatajatele erakordselt igavad katsed, et tegelikult ju ralli puhul peame olema ausad, me tahame näha ikka sellist nagu sõitu, mida on ebanormaalne vaadata, kuskil autod hüppavad metsa vahel, mida iganes külg ees minnakse, et kui me hakkame nüüd Kanaaride rallit seda poolt vaatama, et kui põnev ta on jälgijale, fännile, siis seal ei olegi midagi suurt vaadata, et see on kahju tegelikult, sest tõesti, nagu Ožeer minu meelest mainis ka, et nagu üli lahe ja ägedad katsed olid ja nautis igat katset. Et ma pean ütlema, isiklikult tahaks sõita ja mulle meeldivad, aga jah, kahjuks vaadata oli raske. 2 küsimust. Jättudes, kuhu jäi vihm, mida lubas ilma ekspert Roland Poom? Reedel oli hommikul. See oli niiskus rohkem. Et, selles mõttes, et märga sisuliselt ei saanud. Paar korda sõideti läbi udupilve, aga see oli ka kõik. Jah, aga ekspert mainis ka ikkagi selle ära, et kunagi ei tea, kas need pilved liiguvad üle määnukki või ei liigu, et ühel pool mäge nad on, teisel pool ei ole. Et kehval juhul isegi kui ilmaennustus ei luba, nad võivad tulla ja kui ilmaennustus lubab, siis nad ei pruugi tulla. Et eks see oligi lihtsalt selline läbiarutamine, mis potentsiaalsed võimalused on ja ütleme, et kahjuks ei tuld seda, et see oleks teinud ikkagi selle ralli oluliselt põnevamaks ja tegelikult tõenäoliselt oleks ka muutnud selle Hyundai probleemi oluliselt väiksemaks, kui see oleks olnud märgralli. Aga eks me mingi rallil kui sellisele, siis paneme 3 miinuse, ärme päris 2 pane, et anname võimalust veel, et kui oleks võrdsem, mine sa tead. Ainus asi, mis on väga hirmutav, on need suured vahed. Et tegelikult... Mida me neljapäeval rääkisime, et 20 sekki võiks olla pühapäeva õhtuks, pühapäeva pärast lõunaks? Ja tegelikult oli minut, eks ole, lõpuks. Ja oleme ausad, edasist ühtegi kõva võitlust lõpuks ei olnud, et ma mõtlen selle eesotsas. Rovampere Ožee suur vahe, Ožee Evans suur vahe, Evans Katsuta suur vahe, Katsuta Furmoo suur vahe ja siis eks ole, Furmoo Tänat suur vahe. Et absoluutselt, et isegi et siis sekund heitlust oleks tahtnud näha, aga seda ei saanud lõpuks. Ei saanud, kahjuks ei saanud üldse seda näha, jah, et see võib-olla oligi see, miks oli seda rallit väga raske jälgida ja vaadata, et tegelikult olenemata, mis pinnasel, mis rallit sõidetakse, et ikka kui nagu action käib ja sekundis andmist on, siis teda on ikka põnev vaadata.
aga nojah, seda ka ei olnud, et kõik, mis me oleks nagu tahtnud siit rallilt, et mingisugust vihma on ju kas või mingi päev või mingitel katsetel ja just seda sekund andmist, mis teeks selle ralli põnevaks, et tegelikult sai ka neljapäev läbi arutatud see, et ega see kõige huvitavam ralli ei tule. Et siin tuleb lihtsalt loota mingitel asjadel, et see oleks põnev, aga seekord ei olnud seda, kahju, aga ei ole midagi teha, igal juhul väga põnevad rallid tulemas on. Jah, et paneme rallile tervikuna kuidas sul need linnatatse meeldis? Olid põnevad? Ma ei tea, kas ta nüüd põnev oli, aga ütleme siis, et oled sa sõitnud, see ralli autoga kardirajal sõitmine tekitas kahetisi emotsioone ja Tänat ütles, et lollus ja kõik, tegelikult ütles, et kõik vihjasid, et suht lollus, et selles mõttes... Ma ise sõitsin eile selle Aravete kardirajal, et seal oli, ma arvan, hobikartidega lõbusam kui ralliauto. Seda ütlesid kõik, et kardiga võiksin lasta küll, et autoga nikerdamine, see vist ei ole nii fun. Ei, nõus, igal juhul. Igatahes, anname siis hindeid sõitjatele. Lähme, et see rallist on jahutud küll ja saab veel jahuda, aga lähme siis MM-sarja üldseisu järgi. Et esikohal Elfyn Evans, 109 punkti, edu järgmise mehe ees on, kui õigesti arutan, 43, Evans siis ralli 3, punktikatse 3, pühapäeva arvestuse 3 ja ise ta võttis asja kokku nii, et küsite, et miks sa nii näost ära oled enam-vähem, et ta ütles, et kui masin tegelikult laseks võidelda võidu eest, aga ja ta ei suuda, siis jäävad rahetsed tunded. Aga eelkõige ütles, et supertöö tiimilt, siis kes tegi masina, suurepärase auto, sai sellal, kui teised olid hädas. Kuidas see Elfyn Evansi selle 21 punkti võttis, see on siis paremuselt 3. tulemus, et laias laastus kõik asjad, mis öelda saab, on 3. et kuidas sa selle ralli kokku võtad? 5 väga hea, 4 hea, 3 rahuldav? Jaa, tahaks öelda, et hea. Tulemus on olemas ja tegelikult tegi ju selle ära, mida me arvasime, et ta tegelikult läheb teadlikult võib-olla natukene safe rallit sõitma, aga tema kommentaaridest pigem tuli välja see, et ta polnud rahul, nagu sa ütlesid ka, et selle autoga peaks saama sõita, mida ta ära ei realiseerinud, minut 17 kaotust, et selles mõttes ütleme, ta ise natuke keeras selle oma hinde nüüd tuksi, et muidu paneks 4, aga kahjuks tema kommentaarid järgselt tuleb siis 3 panna, et ta oli rahuldav. Paneb 4 miinus, jah. Et iseenesest oli ju kõik olemas, kindlad punktid, poodiumi koht, patt oleks panna siin halba tulemust, Vana hea küsimust, miks lasi Toyota Ogier pühapäevases arvestuses? Punktikatseks, see oli keeruline, sa ei tea, mis teised teinud. Aga miks ei lasknud, et Ogier oleks võinud korraks gaasi maha võtta, eelviimasel katsel lasta Evans seest ära, pühapäevane arvestus, Evansil 1 punkt juurde, Ogier oleks 3, Evans 2, 1 punkt juurde. Ogier ei oleks mitte midagi kaotanud, Evans oleks saanud 1 punkti see edu näiteks oma konkurendi Neuvilli ees. Miks seda ei tehta? Ma tahan hirmsasti neid tiimi rästlasi rohkem saada. Juba 4. rallil, minu meelest võiks seda kuidagi kõik on nii... Ma olen nõus, et tegelikult ju see on sport ja spordis tuleb strateegiaid kasutada, eriti meeskonnaspordis. Miks seda üldse tehta, olenemata sellest, mis tulemus on? Tegelikult palju Rovanpera võttis praegu 9 punkti tagasi vist aina Evansilt. Mis tähendab, et rohkem. Võttis 11. 11 punkti ralliga. See tähendab, et tegelikult ühe meeskonna sõitjad, aga see selleks, et tegelikult ju olenemata sellest, et suur edu on, et see võib ka päris kärmesti kokku kuivada see edu, Et tõesti, ma tean, et rallifännid ei ole nagu suured nende tiimi käskluste sõbrad, aga mina olen samamoodi nagu sina ja see on jälle mingi nüanss, mis tegelikult meeskonna spordis minu meelest nagu alati kaasas käib või võiks käia, kui seda on võimalik ära kasutada. Täpselt samamoodi ma olen nõus, et oleks olnud mõistlik Ott ja Neville Formoost mööda lasta, sest selgelt on ta 3. sõitja Formoosis. Et saada 2 maailmameistrit natukenegi juurde midagi kehvas olukorras. Aga jah, ei oska seda kommenteerida, et Toyota vist ei ole üldse mingi meeskonna selles mõttes strateegiate tegi, aga
olgem ausad, ega ka tulemused on sellised, et võib-olla pole vaja. Kahjuks ei ole vaja. Kui Evansil oli 109 punkti, siis MM-sarjas hopsti teiseks tõusis Kalle Roompere, kellel punkte 66 ja nendest 66 siis enam kui pooled tulid Kanaaridelt. Ja selle eelviimase pika katse andis võidu käest, muidu oleks võitnud kõik pikad katsed. Kas sellest saab 5 miinused? Ei saa, kuidagi ei saa. See on 5+, et enam haigemat üleolekut vist ei saa olla. See on ja just mis rallil on ju, et saaks aru, et sa teed seda, võtame kohe järgmise Portugalis võib-olla, aga sa teed seda Kanaaridel ideaalsetes tingimustes võrdsete autodega sõidad ja minutine eduna. Et ainus asi, mida saabki võib-olla siis ütleks, jah, Ogieri kommentaar oli, et nagu ta on vana mees juba, et ta kohati võib-olla julgenud enam, on ju. Aga Evansile veel rohkem kott pähe, et tõesti, raske on üldse Kallele midagi nagu pahaks panna, et see comeback, mis ta praegu tuli, hooaja algus oli ikka jube, siis see, mis nüüd tehti ära, oli ikka nagu raju ja ma väga tahaks näha, et see ikkagi kandub edasi nüüd Kruusa peale ka, et vaatame, tõesti, ma arvan, see just Roompere vaates see tulev ralli saab olema sama põnev, kui seda näha, et kas Hyundai liigub. Kuidas, kas Roompere oli siin ülihea või Ogier ei olnud päris Ogier? Kui sa, selles Ogier ise natuke vihjas ka, et võib-olla see pikem paus, et 3 kuud pole sõitnud ja uus ralli ja kõik see asjad. Hea point, jah. Ma arvan, et eks see ongi kooslus, et Roompere tõesti oligi väga hea ja eile sa vist küsisid ka, et kui palju see ringrada ja drift ja kõik talle asjade peal kaasa annab, on ju, et kindlasti, eile see ka räägid, et annab kaasa. Et see on selline hea kooslus, et Kalle oli lihtsalt tugev sellel rallil ja Ogier ei olnud oma nii-öelda selles tippklassis, kus ta võib-olla mõned aastad tagasi oli täiskohaga sõitjana, et nii ta on. Pigem jälle tekib nagu küsimus, et kaua nagu Ogier käib lõputsemas, et jah, ega ta võib selles mõttes käia, et Toyotal on nii palju autosi, et ma just tahtsin öelda, et võib-olla jälle võiks mõni noorsõitja tulla, aga Pajar alles tuli, et pigem isegi vist ei ole seal seda küsimust jah, aga see 5+ seda väga palju paremini ei saa, et üks katse, mis läks käest, oli see, et hoidis punkti katseks säästis rehve. Ja oligi kõik. Ja siis linnakatsetel võitis aedlisemalt, et see sama punkti katse, mis see edu oli 4 sekundit jälle tuimalt kõik jälle pusserdavad seal väikses omas vahes ja siis Roompere 4 sekundit. Aga see ongi väga huvitav, et ta nagu kandis terve ralli seda tempot alates shakedownist. Ta on nagu, tegelikult on päris karm. Shakedowni esimesest läbipesest. Ja kusjuures naljatus ongi ja Shakedowni esimene läbimine just oligi, Toyota tõid selle eesotsas Roompere ilgelt eest ära ja nii oligi, täiesti mõtlen. Hakka uskuma või? Hakka uskuma, et selles mõttes lihtne. Kui Roompere oli 66 punkti, siis 3. kohal MM-sarjas Thierry Neuville 59 ehk vahe Evansiga täpselt 100 punkti. Neuville oli siis selles mõttes ebanesõdur, et tal läks rehv ainsa tippsõitjana, kaotas sellega minuti, mistap ta lõpetas ralli 7. pühapäevases arvestuses see minut ka kukutas välja ta igasugustest sõitudest või heitlustest, aga boonus oli see, et natuke sellise lombaka või lääpas autoda ta võttis punktikatselt 1 silma ehk rallilt 7. Siin on väga raske hinnet panna, aga me vist peame kuidas hindaks? Me ei tea, tundub hetkel, et nagu kui mingi hindeid tahame anda, siis vist peame neid Hyundai sõiteid nagu tervikuna vaatama, et kes nendest 3 nagu kõige paremini hakkama sai. Seal on väga lihtne, ma annan sulle hea süsteemi, et seal tuleb tuna auto või meeskond ja sõitja on tervik, eks ole, siis meeskond saab 1 ja siis sa kuskilt sõitjal annad hinde ja sinna keskele tuleb see hinne, saad aru, mõistad seda? No ma arvan, et oleks patt jätta Formao kiitmata. Et ta tegi ikkagi, ta ütles ka, et Toyota... lähme järjest, lähme punktikatse, tee Neuvilli. Räägi Neuvilli. Neville. Mul väga palju lihtsam oleks olnud hakata Formaost, aga olgu. Neville on tempo poolest oleks siis olnud nii-öelda Otist eespool, on ju, kui nüüd refi probleem ära võtta.
Tead, ma ikkagi pean andma kahjuks Neville'ile rohkem punkte kui Otile. Ja kui sa küsid miks, siis ma ei oska öelda. Kuidagi nii on. Eks Otil oli nüüd mingid veidrad probleemid ka, millest ei saanud aru, et vajas mootori vahetust ja ikka mingit jama seal lendas klaasile. Aga ma ei tea, kurat, kui raske. Rahuldav, rahuldav on. Paneme rahuldav ja Kolm. Tiim oli 1, siis paneme 3, okei, sobib, et 3. No kurat, nüüd ma ei saa Otile 3 kehvemat ka panna, nii kehv ka see ei olnud. Jaa, saab hiljem. Kuule, see, et ainult 1 ref läks, seda võib ka rääkida. See Hankrut, kuule, see vist isegi ära passi. See mõttes, kui Pirelli tuli, siis läks umbes 1,5 aastat aega, et saaks mõne ralli nii, et refid peavad vastu. Ja kusjuures asfaldi peal oli veel Pirelli väga kehv. Vist kui õigesti mäletan, oli kruusa peal pigem okei, asfaldi peal väga halb. Või äkki kuidagi nii olla, et tegelikult oli kruusa peal ka halb, katki läks. Ja Hankrut ei ära passi, nadu. Ta on nagu refitootjate maksima, et kvaliteet. Ja, väga huvitav. Et kui see info tuli, et Hankogi ref tuleb, siis see oli ikka nagu õudne. Kartust oli väga palju. Ja pole olnud vist, Rootsis vist oli selle talverefiga oli natuke ala, või oli Montecarlos ükskast. Oli natukene seda mure, et pole päris see. Aga nüüd viimased 2 rallit 0 häda, päris kõva. Ja et seda sõitjate poolt ka seda vingu ei tulnud, mida tegelikult mina mainisin küll neljapäeval ära, et võib-olla siin rallil nüüd kuuleme seda, et ref saab otsa või mingit sellist teemat. Aga ei, tõesti, müts maha, need mehed on teinud väga head tööd. Kui Neville'il oli 59 punkti, siis Sebastien Ogier 58. Ogier ka siis lihtne igas asjas teine, et oli ralli teine, punktikatse teine, pühapäeva teine ja nii oligi. Et ta oli, kui Kallet poleks kohal olnud, siis oleks mõelnud, et see Ogier on ikka ülikõva vana. Nüüd, kuna Kalle oli kohal, siis ta nii kõva mees ei tundunud. Ogier puhul muidugi uuesti, et Neville'il 59 punkti 4 ralliga, Ogier 58 2 ralliga. Aga on nagu on, ütleb Neville sellist asjade peale. Ogier puhul kuhu sa selle hinde lükkaks, et väga hea vist ei saa, nagu 5 ei saa panna, sellepärast et tema... Minut, jah, et seda on tsipa palju. Seda on palju, jah, nii et ega 5 ei saa, aga 4-vääriline on see sõit küll, ma arvan, sest et ega ta nägi ju reede õhtuks ära, et Kallega, ta ise ütles ka, et Kallega enam võidusõitu pole mõtet jälgida, et pigem ainult Evansiga ja ilmselt ka seal tegelikult selline nii-öelda, ütleme, loobumisvõit anti Kallele ära, et ei ole mõtet hakata siin üle mingite piiride sõitma, sest olgem ausad, oleme näinud Ogieri poolt seda, kui ikkagi läheb pushimiseks eelmine aasta, ma arvan, eriti ja näide, siis ikkagi sellel mehel hakkab ka juhtuma nüüd. Et täna tundus küll nagu, et see sõit oli täpselt see, mis ta tegelikult pidi ära tegema, kui ta nägi, et Kallet ei püüa. Nii et hea, tulemus on hea, nii et indeks 4. Tema taga 5. kohal Ott Tänak, ehk siis kui Evansil 109, siis Tänakul temast 52 punkti juba vähem. Ott Tänak sai siis ralli eest 6 punkti, või 8 punkti, see on siis 6. koha, sai ralli eest ja nii pühapäeva arvestuses kui ka punktikatzel jäi ikkagi sinna joone alla, ehk selline 8+0+0 on see saldo. Aga Tänak ütles ka, et kohe kui ilm oli soojem, siis see masin oli jälle nii alajuhitamata anna olla. Mul meeldis see oli huvitav lõpp, ma ei saanud aru, kas see oli etteide või oli see lihtsalt konstateerinud, ütles, et punktikatse lõpus, et kohe kui, et minul on nii, et kui masin ei toimi, siis mul on keeruline suruda. Et ei olnud see, et see oli nagu selline ma ei tea, mis ta kirjeldas sellega, ta päris hästi võttis tegelikult kokku, et kui võib-olla, mina saan aru, kui mõni teine mees on see, et sellise mitte toimiva autoga saab ta suruma minna, siis Tänakul on ikka see mingi mudavuspiir, kus see auto peab olema täpas, et minna hulluks, et selline kogenud mehe jutt võib-olla ka selles mõttes, et Munster võib-olla või Matt Earl võib igasuguse autoga suruma minna, aga selles mõttes oli huvitav lause, olgem ausad. Jaa, teate, Otiga nüüd niimoodi, et ma pean tegema väikse muudatuse, Neville'ile 3+ panema ja Otile 3, et alla 3 ta kindlasti kuidagi ei vääri. Ja Neville'ile pluss võib-olla siis eelkõige ka Power Stage'i 1 punkti eest. Aga 3 ja selgitame ära, miks Otile võib-olla siis, kui me jätame auto enda välja, et selline veidi kehvem tulemus, siis et ma Tallinna vahel kõndides peksa saaks nüüd rallifännidelt, siis
Jaa, et Formost tagapool ja Power Stage'ilt punkt ei tulnud, on ju. Pühapäeva kokkuvõttes oli 6, mis tähendab, et ma arvan, selline rahuldav 3 olenemata siis jätame nii-öelda auto hetkel natukene tagaplaanile ei saa 100% ka jätta, aga proovime. Et selles olukorras, nagu tegelikult Oti enda sõnad võtavadki selle kokku, on see, et tema sõidustiil on selline, et kui auto ei ole hea, siis tema sõita ei saa ja tegelikult see väga hästi see tulemus räägib enda eest, et Froome on selles mõttes teistsugune sõitja, et kuigi palju saab ta järelikult rohkem selle kehva autoga pingutatud või tunneb, et ta julgeb ja tahab suruda seda natukene üle piiri võib-olla kohati. Et mis on täiesti fine ja ei saa üldse Otile pahaks panna seda. Nii et hindeks 3, no ma räägin, et sealt nagu kehvemat ei saa panna, noh. Nojah, et MM-sarja 6 mees, Adrien Fourmaux, 44 punkti, tema on siis Tänakus 13 punkti kaudusel, mis peale 4 rallit tegelikult ei ole üldse paha. Noh, tegelikult ta lihtsalt, et ja Fourmaux siis ise võttis, ta oli nagu ainus õnnelik mees, et kui seal Neville ja Tänat tegid see suure pika tiraadi, et me peame riksusest õppima sest nädalavahetusest ja kõik on halvasti, siis Fourmaux ma veitsin Hyundai karikavõistlused, let's go, et ei ole hullu midagi, et tema oli natuke isegi positiivne, Granaaride ralli kokkuvõttes siis 5 mees pühapäeval 5 ja punktiga 4, sellised 13 punkti tuli kokku, mis on siis täitsa arvestades kõike päris okei, ma ütleks isegi. Ja ma arvan, et selline kokkuvõtlik hinne võib-olla 4 mingi väikse miinusega, et ilmselt oleks kohta, kus oleks võib-olla saanud paremini, samas oli ka täitsa okei, punktikatselt ka 2 punkti, kui ma ei eksi. Ja ei olnud ka Evansist kaugel 1,1 sekundit, me räägime ikkagi 13,5 kilomeetri peale. Fourmaux puhul võib ära mainida, et ta teenis rohkem punkte kui Katsuta Toyotaga punktidest. Et selles mõttes, et see on juba selline, ühel oli hea auto ja teisel oli pekkis auto ja tuli ära. Et jah, tema kiituseks, et ta sai selle kehva autoga sõidetud ja proovis suruda kuskil, ka töötas ja ainuke mees Hyundaides, kes pärast teist katset oli äkki 4 või isegi kohati 3 vist ei olnud kordagi, aga ikkagi oli seal eespool ja tundus, et suudab äkki isegi püsida seal, aga ei suutnud. Viisakas ralli. Ise ta oli muidugi härga täis enne rallit nagu ikka, aga seekord see auto ise maksis kätte, aga ma usun, et ega see mees tegelikult võrdväärse autoga oleks olnud päris tempos. Jah, MM-sarja siis kokkuvõtte 7 mees Takamoto Katsuta, 39 punkti, rallil siis 4. koht, lõppkokkuvõttes selline 4. koht, et tema häda vist oli see, et peale reedet väga ei lastud vist võidusõita ja pühapäeval lihtsalt ei tulnud välja. Et selles mõttes tal ei olnud tema kõige tähtsam, kui oli näha, et Hyundai ei sõida, siis põhimõtteliselt tema kõige tähtsamaks ülesandeks sai see, et sa sõidad nii, et Tänat ja ma eeldan, et öeldi selline nimed, et Tänat Neville ei tohi sust ettepoole saada ja sina ei tohi ära mökerdada, sinu alsi on see, et nad saaks nii vähe punkte kui võimalik. Ja selles mõttes ma eeldan, et selle ülesande tegi ära, aga paha pool on võib-olla see, et minu meelest paha pool, et ta kuskil ühelgi katsel nagu mingit väga head sähvatat ei teinud, et ta liialt rahul ei olnud, et selles mõttes ma ei oskagi, see on hea, et siin on Katsutaga on keeruline, kui me nagu võtaks neljapäevase saate lahti ja mis juttu me seal rääkisime Katsutast, siis nagu ta pani ikka räigelt lati alt läbi, aga siin ongi need nüansid, mis just ette lugesid, et ei lastud sõita, tegelikult ei saanud ka hästi pihta, ei suutnud ära kasutada seda head autot, kogu aeg ütles, et otsib piiri, kus suruda, siis hakkab suruma, seda kohta ei jõudnudki kätte. Punktikatselt 6. koht, mis on põrumine, 2 Hyundaid ees. Tahaks öelda, et tegi oma töö ära meeskonna soovid järgi, aga tõenäoliselt ka need meeskonna siis soovid tekkisid tänu temale underperformimisele, et ei toonud seda, mida võib-olla arvati ka. Laiastus ta oli Evansist nii kaugel,
ja reede õhtuks, et tal ei olnud, et sul pole mõtet, et sa Evansit püüad siis ainult, kui sa hakkad hullu ajama ja hullu sa ei tohi ajada. Ja formaa ei olnud kaugel, et ühtegi viga sisse ei saa lasta. Hästi keeruline panna midagi, ei tahaks nagu väga midagi head panna, aga samas tegi töö ära, noh. Rahuldav on selle asja nimi vist või? 3. Paneme väikse plussiga siis, et siis on natukene kiidame ka, et ei saa nagu öelda, et ikkagi väga kehv oleks. Tuli lõpuni vastupidiselt sellisele mehele nagu MM-sarja 8. mees Sami Pajari, kellel täitsa ootamatu tegelikult oli see, et Pajari ja Virves, nagu öeldud, üsna identsed avarid tundusid ja mõlemad siis starti täna ei jõudnud, et vaat ei saa nii aru. Jah, kohe vaatan, kus oli Pajari enne offi. Mis katsel see üldse toimus? See oli äkki oli 11, ta oli 4, ta oli Katsuta ees, 10 sekki oli Katsuta ees, aga tegelikult tempo mõttes nagu oli, 10. katselt ka 3. aeg näiteks, enne siis offi. No vaata, see on see rüss, et sa pead ikka ära ka tooma. Jah, et selles mõttes, et need ajad olidki, ta näitas kiiret sõitu, aga kohe kui ta hakkas kiiret sõitu näitama, siis see püsis, eks ole, paar katset ja siis oli läinud ka. Kui praegu meenub õigesti, see enne offi ta oli rohelises täitsa vist. Ei, siis ta mõni täitsa hull. Et ta kuidagi selline, te ei teadi. Ei, no, olgem ausad, kui on ikkagi oma veaga avarii veidi rumalast kohast tulnud, siis me ei saa nagu midagi väga head panna, et see ei ole isegi rahuldav ralli ju tegelikult. See keegi pole selle tulemusega õnnelik, nii et siit, Taks on see. Jaa, me ei saa nagu midagi, et ühte ei saa päris panna, et vähemalt oli enne offi oli kuskil ja offi ajal vähemalt tegi tempot katsel, et siis ühte selle pealt ei panna, aga hindaks 2. Munster on järgmine MM-sarjas, 14 punkti on roos. Aga selt rallilt siis tuli 0+0+0 ehk sõitis küll algusest lõpuni, tema punktid, 2 punkti jäid vist sinna laupäevad, kus ta sealt teelt väljas käis, aga eks ta võttis mõnes mõttes asja rotku selle viimase katse finišis, et ta ütles, et üks plommitud osa ta panime ralli eel puusse ja siis edasi midagi polnud muuta, et ülejäänud aja katsetasime ja otsisime, ehk kas M-spordil oli häda sama nagu oli Hyundai'l. Natuke see tunne on, et mõlemad masinad ei liikunud ja nagu vihjas, eks ole, Munster, et mökerdasime enne rallit ära ja siis oli kõik. Jaa, ma olen nõus. Et siin kohal jälle nüüd, kui me sõitajat hindaks, siis jälle kuidagi tahaks seda autot natukene nagu eemaldada sellest hindest, aga jälle päris hästi ei saa seda kuidagi teha ka, et no jälle ütleme, neil oli ikka ka oluliselt hullem selles mõttes seis, et küll me ei ole M-spordist nagu väga üldse rääkinud see nädalavahetus, aga ei ole ka mitte midagi rääkida olnud, et see isand Millener oli kõik päris näost ära, et nii tiimina peame vaatame asjadele, ütleme siis päris nii ta öelnud, tiimina peame vaatama peeglisse, sõitjad peavad ka peeglisse vaatama, oli see, et nad mitte midagi positiivset. Üldse ainus positiivne asi oli, et publikut on palju ralli. Selles mõttes see on ikka nagu karm. Selles mõttes nad sõitsid 2 masinat või kohale, 2 ralli, 1 autot ja 0 punktine 2 peale. See on ikka raju läbikukkumine. Olukorras, kus sul ongi oli 10 ralli 1 või 9, et oli vist 10 ja alguses. Jah. Ma ei tea, siin isegi valus on 2 panna. Ei, Munsterile tuli lõpuni vähemalt. No tuli ära lõpuni, et Munster saab 2 ja kes on MM-sarja 10. mees teada? Keegi WRC 2 mees või? Ei, kui see traafik ei valetanud, siis loomulikult Martin Sesks. Okei. 8 punkti jätkuvalt. No Martin Sesks saab, teeme nii, kui läheb selle järgi, siis Martin Seskile ma eeldan, ma teen nüüd lolli. Paneme Martinsile ka Kanaaridest punkte või? ja kuule, mille pärast. Kuule, Martin Seskile oli see selles mõttes ikkagi väga hea ralli ju, et kui Matt Örlan on veel teeb paar sellist, siis kuskil võib-olla on ikkagi see koht, et kuule, anname selle auto Seskile igal pool. Et selles mõttes ma ütlen, et kui me läheme selle järgi, ma ütlen, et see Matt Örlan saab 2, seepärast tõmmas välja, rikkus ralli ära, kui me lähme selle järgi, siis ma ütlen, et Sesks ära ja ralli tema 5. Et see mõttes ilma kohale tulemata, ilma naljata, Matt Örlan oli aeglasem kui kõik, või kui Rossell aeglasem kui see, et kui sul tuleb siin järgmine
oletame siin kruusa peal Matt Erland ka väga ei ole ja sul tuleb järgmine, millalgi tuleb selline ralli, kus Sessi peaks osalema, siis ühel hetkel ju võib ikka, ma saan aru, et Matt Erland toob Iirimaalt toob sealt kullapotist, toob münte ja suurt mammonat kohale, kuskil on ju see ka, et kuule, et äkki. Et ma arvan, Martin Sessile me oleme siia 5. Ta on üks suuremaid võiteid seal rallil. Ei, tõsi, tegelikult on see väga hea point, et kui M-Sport paneb nii lati alt läbi ja ma olen päris veendunud, et Martin selle väga head rallid valitud alates Portugalist, ta vist paneb kõik järjest 5 etappi või 6. Et tal on tõesti head etapid valitud, kus ta kindlasti võiks hea olla ja kui ta suudab nende rallidega jälle näidata midagi sellist, ehk siis tegelikult olla kõige kiirem M-spordi sõitja, siis me teame ka seda, et M-spordi suurtoetaja Safety Culture oli vist neil seal, pani ka õla alla, et Martin saaks sõita, siis ei ole üldse ebatõenäoline, kui see hooaja keskosa nüüd tal õnnestub, pannakse juurde sinna natuke ja pannakse Martins sinna rooli täis hooaega. Et see on kõik hüpoteetiline täna, ta peab nagu õnnestuma oma selle pooliku programmiga. Aga sul on nagu õige point, et ta võib sellest väga palju võita, et selline sats on sinna kokku pandud, et M-Sport tiimina peab ka ikkagi kuigi palju toimima. Me saame aru, et ta ei sõida suurte meeskondadega võidu, aga ta peab ikkagi mingil määral toimima ja null ei ole toimimine. Ja praegu ikkagi, kui M-Sport tahab oma masinaid rentida ja oletame oma ralli ühtki rentida kellelegi ja kui see ralli 1 praegune mulje on see, et see ralli 1 auto on aedasem kui ralli 2 auto. See ei ole nende ärile hea, et selles mõttes, et kuskil on see ralli eest saada, ma ei tea, 100 000, kuskil on ka see, et see hirmutab ju kliendid eemale. Absoluutselt, täiesti nõus. Okei, meeskonnad, M-Sport, ma ütlen ausalt, ma see tootjad arvestas, see punkti arvestas nii keeruline, ma ei tea, mille eest keegi punkti saab. Ja see M-Sport sai 15 punkti, Hyundai 35 ja Toyota 60. Et siin on Toyota 5+ ja ülejäänud siis on rahed. Jaa, nõus. Ja see mitte rahuldav on muidugi vähe öeldud, tegelikult on see üks, et see on tegemata töö. Õige, Ott ütles väga hästi tegemata töö. Et siin on ühed mõlemale meeskonnale, et rikkusid ralli ära, et olgem ausad, see, et Hyundai ei sõitnud, see oli üks asi, mis selle ralli ära rikkus lihtsalt. Ja tegelikult ikkagi lõpuks jääb müsteeriumiks see, et oli tegemata kodutöö, sõideti testralli ette, kuidas see võimalik oli, et võib-olla natuke loogilisem oleks see kõlanud niimoodi, kui seda testrallit ka poleks sõidetud. Kuidas on võimalik, et see auto testrallil toimis Neville'il, sõitis Evansiga võidu, oli Evansist kiirem, Kanaaridel pole midagi võrrelda isegi. Et see kõik jääb tegelikult ikka päris suureks müsteeriumiks, et selles mõttes ma olen nagu positiivne hooaja, edasise hooaja osas, et see oli täiesti mingisugune täielik fopaa, mis siin oli ja arusaamatutel põhjustel, sest see auto sõitis 1-2 nädalat tagasi seal Hispaanias ja nüüd ei sõida. Et järelikult lihtsalt asi on mingis täiesti mõttetus detailis lõpuks on mingisugune möödapanek, mis rikkus lihtsalt kogu nädalavahetus ära, kogu meeskonnal, et meeskond kindlasti on tugev Portugalis, pole kahtluski. Et jaa, ühed. Jaa, ja võtame Rally 2 ka, ma siis kuula, mul on siin lahti. Rally 2 igatahes võitis, Rossell võitis ära, teine oli Alejandro Cajon, Hispaania, teine, kolmas Nikolai Grasin, Mordor, 4. Efren Larena ja 5. Diego Ruiloba. Ehk siis esi-5 Rally 2 3 hispaanast ja 3 Citroeni. Kuule, kas see Citroen võib siis päris asine auto olla või? Asfaldil tundub, et liigub hästi. Olen sõitnud selle autoga ja pean tõdema minu absoluutne lemmik Rally 2 auto. Pole küll Škodaga sõitnud, aga jah. Väga hea auto ja Rossell, sinu lemmik sõitja, tõestab tegelikult, et asfaldi peal on ikkagi üks kiiremaid autosi ja ega ka kruusa peal kehv ei ole. Ja, Rossellil sel aastal 2 punkti rallit ja 2 võitu, et Montenardos ka, et seda enam, ma ütlen, et... Aga see annab vähemalt selle positiivse mingisuguse lootuse, et 27 aasta uute tingimustega Citroen võiks teha oma auto. Jah, ma just mõtlesin ausades sama, et täna, et enne vanasti, kui oli Ogier, siis oli selline korraks, mitte küll pikalt, aga ikkagi oli see, et enne seda oli pikalt lööbig, et meil on Prantsusmaa sõitja ja Prantsusmaa auto ja see on nagu ikkagi rahvuslik uhkus asi.
siis et nagu Rossellile võib siin anda küll, aga anname hindeid eestlastele. Ma loen sulle ette Linnamäe tänased tulemused. Linnamäe kokkuvõttes 9. Linnamäe oli ainus siis, kes ralli läbi tuli. Kokkuvõttes 9. Solbergi järel ja Jan Tšerni ees. Ja tänased tulemused Linnamäel siis katsete kaupa. SS14 jadas 13. kohta, SS15 10, SS16 see on see Rardirada 15 koht, SS17 9 ja siis, kui ma nüüd ei eksi, siis punkti katsel 4. Aga kokkuvõttes see 4. koht on ikka selline erandlik, et ükskõik millal sa vaatasid seda Linnamäe kohta, siis see oli 10 pluss miinus paar kohta heal juhul. Ja lõppkokkuvõttes oli ka seal 10. koha ringimail, et nagu ütleme sellele asfaldispetsidele liialt nagu vastu ei saanud, et Jaa. Lootsin rohkem, võtame Linnamäe siis praegult, et lootsin oluliselt rohkem. Küll Power Station 4. koht oli positiivne üllatus, aga see jäigi kahjuks ainsaks üllatuseks. Ma ei ole tegelikult lugenud ühtegi või näinud ühtegi tema endapoolset kommentaari, kas ma olen lihtsalt olnud natuke eemal või lihtsalt kuidagi mööda läinud, et mis me kokku võtame? Selles mõttes, et kaotusraju ikkagi ta oleks tahtnud arvata, et selline hea oleks olnud seal ka top 6-7, best of the rest on ju, seal kandis kuskil. Et tehtud auto on lõpus. Et see kindlasti ei olnud talle kõige mugavam ralli, ma arvan, sõita. Et ta pole ka tükk aega sõitnud asfaldiralli, väga kiire asfaldiralli, kus sa pead ikka nagu väga terav olema kohe alguses saati. Et kruusa ja me teame, ta on kiire, ta on väga kiire sõitja lumel ja kruusal, et loodame, et see lihtsalt oli selline väike soendus ja kruusa peal tal on tempo tagasi. Panen mingi hinde ka siis või... Ei, sina ei tohi, sa saad nendele kokku, ma panen ise nendele meestele hinde, ma panen siis... Ma mitte rahuldata, ma rahuldan. Ma panen 3 miinuse. Ja. See on vist okei. See on okei. Ma arvan, et ega ta isegi samamoodi pole rahul selle ralliga. Jah, ta tuli läbi, mis on siin see punktikatsel säras, see on tipp-top. Roomet Jürgenson esimene päev jäi täitsa ratki kohe esimesel katsel. Eilse päeva, ma saan aru, sinu loodit järgi me ei tohi vaadata. Aga täna on need asjad, kus võib, et meil on ratsassi, kus võtta, kiire väljasõit ja pühapäevased tulemused. SS14 Jürgenson jadas Linnamäega 13-14 kohta, SS15 oli Jürgenson 13, SS16 Kardirajal 7, vaat see parem, näha, kus teha on. SS17 oli Jürgenson 11 koht ja SS punktikatse oli ka siis 10. Et midagi nagu oli ka, et ei saa öelda, et oli täitsa tempost maas, aga Jaa, igal juhul, et tegelikult vaatame jälle, kelle vastu ta sõitis, palju tal kogemust on ja 2 Fordi vähemalt lõpuni tuli. Jaa, et see ma tahtsin just sama öelda. Väga raske on hinnata, tead, see on see nagu oli see ühel hetkel, vaat ma olen siin kirunud ka, et Virvesele mõjus ikka väga halvasti, kui ta 1 aasta pidi selle Fordiga sõitma tulemus ei olnud ja sul oli väga raske aru saada, kas Virves on nüüd aedlane, et ei tule välja selle autoga või siis see Ford on kehv. Ja mul on tunne, et siin on ka samamoodi, kuidas sa võrdled Jürgensoni kellenagi, kui mitte keegi teine sama autor ei sõida. Ja tead, mulle hakkab tunduma, et see Ford esimeseks Rally 2 autoks on ikka väga hea, sest sa sõidad, aega ei tule, sa kogu aeg mõtled, kus saaks kiiremaks on ja vaatad, ikka oled kaugel, näed räigelt vaeva, et saada seda kiirust kuskilt ja kui sa suudad selle Fordiga juba kuhugi sõita ja siis istud Škodasse või Toyotasse, siis on nagu tempo seal, et Virvese puhul tundub, et see tegelikult nii oli ju. Ühe hooaja nägi rämedalt vaeva, üritas ja lõpuks, kui istus Škodasse, siis vaatad, et kurat, mees paneb hästi, Et Jürgensonil tegelikult ausalt müts maha, et ta nagu tõesti nii väikese kogemuse pealt, see on nagu lausa jabur, et nagu nii väikese kogemuse pealt täna Rally 2 autos sõidab kiiresti, see auto ma ei saa öelda mitte midagi halba ta kohta, et mis mees see Poland on, see teine
ei tea ausalt öeldes. Eamon Polland. See on mingi vana mees, täitsa vana mees. Ei, ma just tahtsin öelda, et see just ju võiks olla võrdlusaastel ja see saab igal pool minutiga. Ta on selline 64-aastane siis. Ma tahtsin öelda, ta on nagu selline vaese mehe see Serderiidis. Et selles mõttes tegelikult ei saa isegi temade võrrelda. Et selles mõttes on rahju. Et rahju. Jaa, aga väljasõiduks ikka juhtub, anname andeks, sest tõesti kõike kuidagi väga palju tal tulnud ja ma arvan, et see üldse, mis programm tal see aasta kokku on pandud, seda kõike on lihtsalt nii palju, kui sa oled ikkagi tegelikult väga, väga alustav rallisõitja, et anname andeks selle... Hindeb mina. Pane hinne, jah, ma ei oska. Ma panen 3 miinus, ma ütlen Virvesele ja Rohe ette 3 miinus. Ma ei saa öelda, et keegi oleks mitte rahuldav olnud. Et Jürgenson ka, et oleme ausad, see sinu loogika, et tänased tulemused peavad midagi näitama ja kui ta sõitis Linnamäeda pikal ratsel võrdselt, siis see on kiiduväärt, see midagi näitab. Et tegelikult oligi, läbi päeva oli tegelikult üsna Linnamäe tempos, et seal natukene oli, Linnamäe oli kiirem, neil on väga erinev kogemus. Ja Virvesel nii kauduni sõitis. Tegi väga head tööd. Jah, aga 2 päeva ei saanud sõita, et ta sõitis 3 päevast ainult 1, et seal ka nagu paneme selle 3 miinus ära, mingi kogemuse sai, aga selles mõttes valus ikka, et seal ma arvan, et see Virvesel oleks neid kilomeetreid siin asfaldi just vaja läinud. Jaa, igal juhul ja enne offi ma mäletan, äkki see võis olla, et ta tegelikult oli küll 7, on ju, aga poodium oli kuskil, kui ma nüüd ei eksi, seal 15-20 sekundi vahel. Sel kaugusel. Jah. Et tegelikult oli väga tempos. Et see Triasin, kes lõpuks 3. jäi, et vahe oli siis 16,1. Et see, Rossell ja Alejandro Cajon, et nemad siis olid omast klassist. Kuidas see räägi, Alejandro Cajon? See ei ole üldse, ta on 26 ja paistab, et ta on see mees, kes seal kiitis finišis, vahest kuulad, keda kiidetakse, mis sponsorid, need on ralli 2 mehed, kõik alati kiidavad ainult sponsoreid, vaata. Siis minu meelest, kas temal käisid läbi sellised suured rasterolid ja asjad, et justkui võiks olla mees, kellel võib-olla on raha, et siin natukene proovida, et see oli muljet avaldav oli ikkagi see tegelikult, mis ta siin, koduväljad ja kõik see, aga Rossel, Triasinit ei tõstada, see on ju ikkagi asi. Jaa, loomulikult. Kardan, et ta on kohalik mees äkki või? Saare pealt. Ta vist oli Saare pealt, jah. Ja samamoodi vist Frenl Arena on äkki Saare pealt. 100% praegu kindel ei ole. Kogemus on, teab, mis rallid, mis katsed on, aga jällegi täpselt see, mida minu meelest Lätis ka Ott ütles näiteks Sesksi kohta, et sa võid küll oma koduradadel olla, aga sa pead ikka mees olema, et siin kiiresti sõita, et selles mõttes kõva töö. Nüüd küsimus on see, et kas ta suudab panna midagi kokku, et kuskil veel sõita, et siis me saame nagu aru, mis on võõraste teede peal ta tempo. Jah, ma ei oskagi sulle midagi väga palju rohkem öelda. Hea content, väga hea. Väga hea content. Tegelikult sul ei olnud ühtegi küsimust ka, et mul ongi keeruline vastata küsimusele, kui küsimust ei olnud. Ma tean. Oi, kuidas see saade nii pikaks juba läinud. Igatahes parim küsimus, millele oli auhinnad piknikutekk, termostopp, see parkimiskeel Delfi poolt ja sealjuures teab, mis nüüd juhtub, kui mina saan seda valida. Vali. Siis juhtub see asi, et seekord teeme nii, et ei olnud küsimus. Siin on üks mees, kes kirjutas. Ma tean. Marko, jumal küll, see seljarüpsis, ma arvan, et see Gunnar sai sinna podcastile pealkirja. Esimene asi, mis täna siin ja Roland Poom seda teadmata ütles, see seljarüpsis, see läheb meil leksikasse. Ja ma ütlen sellise asja eest on auhinda väärt küll. Kes ei tea, millest on jutt, siis tuleb üle reedene saade, et seal see Gunnar luges selle Marko rüpsis ette, et Marko ütles siis, et kogu see peale Keeniat on see ralli nädalavahetus kuiv nagu selgarüpsis. Ja ta ütles seda reedel. Mees on tark ka, vaata. Väga tark. Reedel juba ütles ära, et see ongi terve nädalavahetus ikka haigelt raske vaatamine. Ma loodan, et oma piknikuteki ükskord siis laotab rannal lahti ja võtab paki selgakipsiseid ka sinna kaasa. No võt, kiidan seda. Ennast midagi. Meil nüüd ootab ees Portugali ralli, mis saab lähte, tegelikult ei ole, ikka vähem on, see on juba 15 3 nädalat või? 3 nädalat, jah.
et ei ole üldse siin palju sättida. Jaa. Ainus asi, mis meid siis vahepeal huvitab, on see, et kuidas see Hyundai liigub. Et see on see asi, ma arvan, millest räägivad kõik Evansid ja Martinsonid ja kõik suured rallispetsialistid. Jaa, pigem julgen arvata, et see oli selline ootamatu olukord, nagu sai mainitud, mis siin juhtus ja tegelikult Portugalis on kõik vanaviisi ja loodetavasti isegi parem ja Portugal kindlasti ju eestlastele alati väga meeldinud ja ma arvan, et Ott on kindlasti Portugalist tugev. Et pole, minu Portugal on ikkagi läbi aastate alati Otil ikka üks tugevamaid rallisi ju. Tempo mõttes kindlasti, et ma ei oska öelda, ei mäleta peast, kui palju seal ära vormistatud on, aga tempo on kindlasti olemas alati olnud. Täna ütles üks finišis ka üks mees, et võt, täna see ralli ei tulnud päris soovitud, aga võt Portugal, see mul meeldib, see olen panema. Kes see oli? Formove? Ei, Takamoto, siin ei tulnud välja, Portugal Ott alt. Et Ott Tänak oli siis eelmine aasta oli tõepoolest oli Portugalis teine, et seal miski pärast Ogier sõitis, seda ma isegi mäleta miks. Jah, ei mäleta ka. Tõenäoliselt Rovampere ei sõitnud äkki siis? Jaa, eelmine aasta Rovampere sõitnud. Ma ütlen, ma olen madamata ja teinud viimasest 36 tunnist umbes 28 tööd. Et mis ma öelda tahtsin, seal vist on lootust, et Tani Sordot näeb. Oho! Sest et see hispaanlased ikka sahistavad, et järgmisel ongi 4 autot stardis Hyundai'l või? Ma ei tea, see on huvitav, siin on ma mõtlesin, et see on võib-olla ametlik, et saab Enterlisti ma eeldan veel ei ole vist. Ma tahaks arvata, et ikkagi seda kindlasti, et kuskil ta sõidab, on ju? Jaa, ei, need kõik olid sellised sahinate teemal, vaatame, kas on registreerunud, on juba aga võib-olla siis ei ole ka Tani Sordot, sest hetkel teda ei ole. Hispaania meedia siin juurde soperdab, siis ma ikka juba lootsin, et tuleb millalgi, et selles mõttes... No vaatame, see tundub, et see kohvi ja töö talle ei meeldi meeskonnas. Tuleb Tani Sordo Rally 2 Hyundai, mis on ülipõnev. See on väga lahe tegelikult. See on ülilahe. Et mis me siin stardilistis, siis jah, Sesks saab põnev olema. Sesks versus Josh McErlen. No, ma arvan, et ei ole küsimustki. Ei, no lihtsalt see vahe. Rally 2 tundub, on absoluutselt kõik kohal. Segan korra vahe. Tegelikult McErlen võib olla sellisel veidi aeglasemal kruusal. Päris hea. Ja siis loomulikult on ju meil kaasas stardis lausa 4 M-sporti. Jaa, tõsi. Sest stardib ja Teodor Salvi. Kas sa teadsid? Ralli 1-ga? Ralli 1-ga. Teodor Salvi. Seda ma küll, ma mõtlesin. See on 55-aastane, ta on Portugali Serderiidis siis. Okei, oota, ma arvasin, et Serderiidis stardib. Ei, Teodor Salvi, võt veel. Aga M-spordil tegelikult ju peaks see aasta veel üllatusi tulema. Minu meelest see türklane Ali Turkan testis ka ju Ralli 1 eelmise aasta lõpus ja oli jutt, et teeb mingid rallid kaasa. Jaa. See päris M-spordil midagi huvitavaid asju jälgida küll. Et kui see on, kõik vastab tõele, siis seal on 95 autot juba nii jääkirjas, sest seal on ta Nõrene paneb junior WRC, et seal on väga palju vaadata, et selles mõttes tuleb vist päris äge ralli. Kes meil Eestis selline äge Serderiidis või Salvi oleks selline rikas ärimees, kes võiks teha Rally Estonial, võtta ühe selle, on meil nii rikas meest? Raul Jeets äkki ta rallimees siiamaani sõidab. Raul Jeets, võiks ju ära teha, et minu arust igal rallil ikka oma Serderiidis olla. Aga mitte siis esimesena startida, vaid Tadapool. Et igatahes ja kõik Eesti mehed, 3 Jürgense Virves seal ja ma ütlen, et Sordo sai Ralli 2. No võt, ma ikka lootsin midagi enamat. No nii, kuule, 56 minutit on ammu läbi ja 59 tiksub juba peale, et... No nii, teeme siis klassikalise lõppu. Ütle siis kuulete, midagi, ütle midagi nägevist. Mis mul tarka enam ikka öelda on, kõik on räägitud, suu kuivab. Kuuleme juba Portugalis. Kas see järgmine aasta siis Kanaaridel stardid või? Vaatame, kuidas see Saaremaa läheb. Äkki neid tuksid, ei taha rohkem ralliautosid üldse näha. Kas ma üldse tule siiagi jutustama enam? Õige. Ja mina olen Eijo Raljurand ja minu vastas oli mees, kes sõidab ainult saarte peale ehk Roland Poom. Ja see oli seekordne saade ja kuuleme 3 nädala pärast taas. Kuues käik.
Puueskäik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.